Enne kõlas siin üks väga lahe väljend, Wasberger. Mis asi on Wasberger? See tuleb Rootsi suusataja Wasbergi järgi, kes mõtles selle stiili välja ehk tempo variant. Ja see on nagu kahele poole tõukamine. Nii, ja kepid on sellisel juhul siis? Need on nagu baaristõukes, see on uisutehnika baaristõuge. Tehnika baaristõuge. No ütleme nii, et on. Nii, ehk ja siis? Käed on võrdselt kogu aeg ühel tasapinnal ja käivad ette taha nagu baaristõukes. Ainult jalad käivad sul nüüd mõlemale poole, kui tõukad. Tulevad ka jalgade tõuge kaasa. Baaristõuge on niimoodi, et jalad ei tõuka, ainult käed, aga nüüd tõukavad kui sul jalad. Samal ajal kui sul käed tõukavad baarist. Tõuka mõlemale poole. Tõuka mõlemale poole. Nüüd sa sõitsid ikka ühele poole. Lähed, siis sa mõtled läbi enda jaoks. Et oled siin ühel pool, tõukad teisele poole. Oled ühel pool, tõukad teisele poole. Libised, tõukad. Libised, tõukad. Libised, tõukad. Uisusammu tehnika tundub minule igatahes tuumateadusena ja ma saan aru, et seda selgeks saada tuleb harjutada ja veel kord harjutada ja ka kuivalt. Andres, mis me nüüd teeme? Me võtame kepid käest ära ja üritame kõige olulisem tasakaalu paika saada. See tähendab, et me teeme hästi rahulikult. Lähme ühele jalale, kepid on käest ära, harjutame seda libisemist. Seisame ühe jala peal siin. Õlge on umbes varvastega ühel joonel, põlv on ka ja siht on otse ja ülakeha käib vabalt. Nii nagu ise tunned, et ei pea ülakehaga midagi tegema, käed lihtsalt käivad. Ja põhimõtteliselt peab vaatama, et ma võssa otseses mõttes ei libise. Jah, lähed raja suunas. Selge. Ja tunned end vabalt. Tunnen ennast vabalt kogu selle asja juures. Siin ülakeha käib vabalt ja jalgadega lihtsalt kannadki keharaskust üle ja tunnetad seda tasakaalu. Sa nagu tõukad ära ja siis ta jääb nagu rippu sul siia kõrvale. Ja siis tood niimoodi vabalt siia kõrvale tagasi ja no juba tuleb paremini välja. Just.